tere, hea vaataja! Toots olen. Täna ma võtan välja karbist ühe vidina, ühe tehnika vidina. Ja selleks vidinaks, kumb kaamera võtab, see, vahet ei ole, on siis Logitech 920 pealkirja all olev tehnikavidin vahend, webcam nimelt, Logitech HD Pro webcam, mis iganes, veebikaamera eesti keeles. Ja on mul küll praegu veebikaamera olemas, aga sellega on üks väikene häda. Nimelt on ta kvaliteet selline, mis mind väga ei rahulda ja on ta nimelt siis seda tüüpi masin, mis nõuab iga kord, kui mõne video teed, siis eraldi veel sellele pildile või tegelikult pigem isegi mitte pildile, vaid pildile ja häälele töötlust, ehk siis tähendab ta seda, et ma pean saama hääle pildiga sünkrooni, hääl kipub maha jääma, kes video seda rohkem vaadanud, on võib-olla seda ka tähele pannud ja Euronixi abiga siis on mul täna suurepärane võimalus tuua teieni siuke pisike video kokkuvõte ja plaanin seda siis teha kahes osas. Esimeses osas võtan karbist välja selle kaamera, loen, mis paki peal on ja teises osas katsun siis võrrelda minu Trust kaamera kvaliteeti ja selle uue kaamera kvaliteeti ja jõuda siis järeldusele, kas asi on seda väärt. Kas Logitech kaamera, mille paki peal on märgitud Selling Webcams in the World number 1, kas see vastab siis tõele, kas tõesti kaamera on nii hea. Aga mis siis paki peal kirjas on? Paki peal kirjas on loomulikult Full HD 1080p video, calling and recording. Minu kvaliteedi jaoks võib-olla jääb see lahjaks, sest hetkeseisuga just vaatasin minu videote kvaliteet 1189p, ehk siis iga kanali jälgija kohta tuleb 1p. Lubatakse briljantseid 15 megapikselisi pilte. Vaevalt keegi siis veebikaamerat nüüd väga ohtralt pildistamiseks kasutab, aga ehk läheb vaja mõni klõps teha. Siis lubatakse upload Facebooki, Twitterisse, YouTube'i. Väga tore. Jälle tavaliselt ma töötlen neid videosid. Ei ole otseselt seda vajadust, aga võimalus olemas. Carl Zeiss Optic with autofocus. Autofocus alati tore asi. Kas see Carl Zeiss on siis see onu, kes on 4. isikus siin kaamera peal? See taatsin. Tont seda teab. Võib-olla on. Ja lubatakse siis stereo audiot with dual mics, ehk siis 2 mikrofoni peaks olema ja siis kaamera annab välja stereo heli või siis salvestab stereo heli, võtab vastu stereo heli, kuidas pidi seda vaadata. Jälle selline funktsioon, et tavaliselt need veebikaamerate mikrofonid ei ole niivõrd kvaliteetsed, et nendega kvaliteetset heli salvestada või siis säilitada, aga mine sa tea, seda vast isegi proovima ei hakka, et olen oma headseti mikrofoniga küllaltki rahul. Ja viimase asjana lubatakse karbi peal siis Smoother HD on more computers, mis on minu jaoks küllaltki oluline ja mis tegelikult ongi see koht, mis väärib proovimist, ehk siis kui smooth see HD veel on, kui hea see kvaliteet siin on. Ja ega siin pikalt rohkem juttu ajada ei olegi selle karbi kallal. Karb näeb üsna edev välja. Või mis ta nüüd nii edev on, aga täiesti asjalik välja ja see põhiosa, põhikomponent, ehk siis kaamera on siit ilusti läbi näha. Peegeldab päris hästi vastu ka kile pealt, nii et. Aga siis on doktor Toots võtab siis kätte oma põhioperatsiooni vahendi, mis ei ole täna küll mitte hiir, vaid on nuga. Ja hakkame siis nuga andma. Sooritame esimese sisselõike. Loodetavasti ei lõika mõne tähtsat juhet läbi, siis muidu saaks pidu üsna kähku läbi. Ja osava liigutusega, nagu vanem siuke lahtipakki ikka, tõmban välja hunniku plastmassi. Siia karpi ei jäänud siis ei midagi, ilus siuke ümbrispakend. Paneme selle siia tahapoole. Ja ongi lahti pakitud. Üllatus. Okei, see plastmass tuleks ka veel lahti võtta. Siit plastmassi seest peaks kätte saama nüüd kaamera mingi trikiga.
näed siis, tuli täitsa ilusti pealt ära, ei olnud vaja isegi pingutada. Loomulikult talupoja mõistus, nagu mul seda on, siis kohe on vaja kangutama hakata. Ei olnud vaja, tuli ise lahti. Siin sees on raamat. Kui keegi seda lugenud on, siis öelge mulle ka, mis siin kirjutati. Võib-olla on midagi kasulikku, tasub lugeda. Ja üsna lihtsalt oleme jõudnud lähedale ka siis veebikaamerale, mis siis, tükk paberit tuleb veel ära, siis võtta, ops, ja peaaegu oleks läinud vastu maad. Läks hästi, jäi näpu vahele. Selle kohta öeldakse ainult, et jalgpallur oleks selle maha pillanud, korvpallur püüab sihukese asja lennu pealt. Ei ole see midagi hea, et ma korvpallurina olen oma aega palliplatsil veetnud ja küllaltki sihuke toekas tükk. Väga palju siit karvist nagu rohkem midagi ei ole. Boonusena on kaasa pandud jupp kilet. Ja ongi kogu lugu. Eks ma selle krutin lahti ja ma kinnitan selle siis teise kaamera kõrvale ja proovin siis, kuidas näeb välja pildi kvaliteedi võrdlus ja millist tarkvara siis kaasa tuleb. Aga nii kiiresti sai siis kogu selle kupatuse pakist välja. Väike paus, seadistan natukene asju ümber ja siis üsna pea tagasi ja vaatame, kuidas siis kvaliteet on. No nii, olen tagasi. Läks ainult tubli pool tunnikest. Ja hetkel rekordin siis mõlema veebikaameraga, mõlemad on mul siis arvuti taga, arvuti kuvari peal, pilt ka juurde, kuidas need pahapoisid asetsevad ja mis siin salata, vaadake siis pildi erinevust. Täiesti kardinaalselt erinev kvaliteedi vahe. Mõlemad on mul 1080p pandud praegu ja Full HD ja vaadake siis näiteks pildi suuruse erinevust, kui palju suudab kaamera haarata. Teine test, mida on alati hea teha, siis näiteks selline, kuidas me seda nimetame, läägitest või kui palju siis see kaamera suudab haarata, ehk siis jälgige kätt. Uue kaameraga on lõikumine sujuv, vana kaameraga jätab sellise varju maha. Lisaks vaatan siis ka seda suu liikumist praegu ja kuna ma heli võtan ilmselt siis ikkagi uue veebika salvestuse järgi, siis vana veebika liikumine jääb maha, uus peab ilusti sammu, nii et esmamulje kvaliteedi osas on väga hea. Tundub väga mõnus. Ainuke häda, mis mul on, et mulle tundub, et mul on nüüd vaja uut green screeni, sest see kuramuse kaamera võtab nii suure pildi ära, et mu riidetükk jääb väikeseks. Võib-olla ratsin midagi ära, eks näis. Aga üks selline negatiivne külg tuli ka välja selle kaamera juures. Ilmselt ma saan sellest üle, aga kogu see menüüde asi, kus nüüd ringi siin tatsata, siis on küllaltki aeglane ja jooksis ka see Logitechi selline keskkond paaril korral kokku, vahetasin USB auku, mingi driverite installimisega oli probleem, aga ma usun, et ma saan siia siuksed lõplikud ja korralikud driverid peale ja sellest probleemist saame me ka üsna pea jagu, nii et mis ma oskan öelda, me ei ütlegi rohkem midagi, vaadake ise, mis ekraani peal näha on, palju näha on, kui sujuvalt asi jookseb ja selline ongi minu kokkuvõte, vaadake ekraani. Tänan, et Euronics leidis võimaluse ja aega mind selle kaameraga toetada, ehk siis testimiseks anda ja näeme üsna pea järgmistes videotes, mis üsna tõenäoliselt hõlmavad rohkem jälle mänge ja mängimist. Tänan teid vaatamast, Toots olen, Toots olin ja varsti jälle.